Kus me oleme? Tallinna lennujaamas, kuhu me lähme? Malaga Marbeiasse, kuskil sinna vahele. Seda härrat, tema kukkus tõukerattaga. Võib-olla. Võtame Stockholmi lendu ja siis Stockholmist oleme 6 tundi. Lähme lounge'i, siis näitame, kus see lounge on. Siis ongi juba Malaga airport ootab. Tal on tegelikult treenikeeld, aga ta lihtsalt ei suuda mitte teha trenni. Paneb selle lastega võidu. Lähme see SOS lounge'i. No ei saanudki? Ei saanudki siis, kuna siin on siis niimoodi, et sa saad alles 3 tundi, täpselt 3 tundi enne enda lendu sisse. Et me mõtlesime, et lihtsalt ongi nagu kuni 3 tundi enne saad sisse, aga ei. Kõigest siis mingi 3 tunni pärast saame minna. Stockholm Arlandas on ka siis 7-Eleven, kes on minu teisi Aasia vlooge vaadanud, siis teab, et Sevka on the best shop ever. Käisin juba siin ringi ära, hinnaklass ja tooted, no ei ole üldse selle Aasia moodi, on ju, aga selles 7-Eleven ongi frantsiis, seda saab osta endale siis, kes iganes tahab. Ja ma arvan, et see nimi meelitab väga palju kliente. Ei ole nagu mingi kõige kallimad hinnad, ma arvan, et on odavam kui mõni teine asi siin. Kes lennujaama hinnad ja salateid, värsket banaani, pilarikomme, kõik on olemas. Ja kannu kahvi. Ja kannust saab kahvi. Lõpuks saime siis siia SOS lounge'i. Tead, mis fancy ta ei ole, suht söökla vibe on tegelikult, kui teid saab olla. Söögid on just ära võetud ka või? Tundub, et paid just kinni. Siin on igatahes hommiku söögi menüü on veel üleval, siin on pannkoogid sees, pudru ja scrambled eggs. Hoiame silma peal, meil on 2,5 tundi on aega, me saime natukene varem sisse, kui peaks. Jakob lennukis. Vaatab e-kassist pilte. Me oleme Malaga airportis. Tervist sõbrad, me oleme Malaga airportis right now, just maandusime ja nüüd ootame autot. Rendiautos shuttle bus peaks kuskilt siit järgi tulema meile. See pidi olema nagu from the airport, aga ma ei tea. Nothing beats a jet to holiday. Ühesõnaga viivad siit meid hoopis bussiga kuskile, kust me saame selle auto kätte. Meil lend ka natuke hilines, aga jopas õnneks shuttle bus vist ootab meid ära või siis juba läks ära. Ma ei tea. Ja sellepärast, et me peame ootama ju, ma arvan, et läks ära. Ja mul on molga lõhki sellepärast, et ketlin on agressiivne. Kõik aid trügivad. Siin on haige möll käib ja nii palju inimesi on. Ja siin, kui maha tuled, siis tuled samas kohas maha, kus teised inimesed peale lähevad, nii et siuke räige möll on. Ühesõnaga jah, siin on sidaks rahvast. Paljud inimesed segadus. Ja eelmine kord läksime rongiga sealt. Sellega oli palju lihtsam. Tundub küll. Aga rendiks oli 189 eurot. 198 ehk 200 eurot. Midagi taolist. Ja loodame, et jääb ka selle hinna peale. Peaks olema full XS, ehk siis mitte midagi tagatiseks ei anna. Ja 2000 kilomeetrit on unlimited mileage, aga siukse süsteemiga seda tasub vaadata, et kui sul 2 tonni täis saab, tegelikult sa pead auto ära vahetama. Ehk sa võid ühe autoga ainult 2 tonni sõita, muidu sa maksad mingi 2 või 4 eurot kilomeetri juurde. Ehk siis enne 2000 kilomeetrit pead minema ja välja vahetama auto. See oli väga suur teema ka nendes mingi Hispaania gruppides, et nad niimoodi teevad, aga pay attention. Sa peaks saama auto veeldi, et tuli jõua, et siit tuleb nimi. Aga see oli jälle meie nime. Hispaania ongi üks ootamine lihtsalt. Kätte saime! Nüüd meie Fiat 500 pidi olema Fiat Panda, aga noh, alati on see or similar. Ju siis Fiat 500 on similar. Nüüd me oleme teel siis sinna, kus me magama hakkame, ehk siis omal sõprade juurde. Räägi liiklusest. Umbes on. Ja kuidas selle kätte saamine oli? Auto. Ka umbes. Jah. Ei ole selles suhtes lihtne siin asjade ajamine. Debit- ja kreditkaartidega kogu aeg tahavad jaurata. Isegi, et sul on see full XS. Suurt midagi ei olegi näidata, see on nii väike. See on kogu autotuur. Ja laule. No
dogs. Ja siis kui me läheme sinna, siis neil on koer. ma olen ka, dog. What's up, dog? What's up, dog? Ja siis bensuhindadest ka. Ma ei tea, mis Eestiski bensu hind on. Rich Life. Kusjuures ma ei näegi siin bensuhinda. Vaatame. Anyway, meie väike Fiatike. Ta tuleb tankida. Mis me paneme talle? 95, gaasoliin. Gasoliin. Siin on mingi teema, ma äkki seeski enam maksnud. Näe, nüüd hakkas. 1,59 liiter. 1,59 liiter. Ma ei tea, kas see on hea või halb või? Eestis on mingi 1,7 vist. Shell tankla. Aga räiged ummikud on siin. Me oleme ise ka suurema aja istunud lihtsalt ummikus. Ja see on nagu siuke maantee peal ja ongi maantee peal ummikud. 32 liitrit mahtus siia väiksesse junni. Paak oli täitsa tühi ka. Me olime viimaste aurude peal põhimõtteliselt, ega me ei teadnud, kus saame tankida sellepärast, et siuksed ummikud, kas me jõuame üldse. Ja Mapsid siin töötavad väga kahtlaselt. Kogu aeg saad ringiga. Kogu aeg, jaa, igal pool. See, kus me elame sõprade juures, me eksisime täna täiesti ära seal nagu. Miks me seal ära eksisime? Sest me Ketlin oli kaardilugeja. No, vaat, kohalik Statoil, a.k.a. Shell. Krõpsud, kommid ja tuleb maksta niimoodi kassas. Maa alla tuled, siis ei ole ühtegi parkimiskohta. Kõik on täis. Ei näita, et oleks täis või siin. Tänavad on täis. Maa-alused parklad on täis, sest need asjad lähevad minema või? Ma ei tea, siin on tund aega 4,95. Tead, sa fucking loota. See on nagu magasiin. Mis on tegelikult nagu äge. Ma pean uuesti istuma, sest sees ei ole kohti. Et kui siin on palav, siis tavaliselt inimesed lähevad sisse istuma. 23 minutit on möödas sellest, kui me tellisime vett ja mul ei ole vett. 30 minutit ja ma sain vee 3. tellimise peale. Vahepeal prinditi kohvi ka valmis. Vahepeal sai see kohvi valmis. Toit oli kiiremini kui vesi. Teriyaki bowl, kana, mango, vakame, edamame, vist kurk, tomat, porru, seda me ei söö. Riis on ka siin all, aga on küll jah. Ühesõnaga me oleme tulnud Puerto Banosse. Kellegi sünnipäevale. Kellegi sünnipäevale, aga meil kutset ei ole, kahjuks. Aga me oleme tulnud selleks siia. Aga ühesõnaga, see on siis luksuri jahisadam. Väga suur, väga uhke. Selline, väga palju uhkeid autosid, uhkeid inimesi. Ja meie. Nagu meie oleme siin Kristiinast. Lõhkise molliga. Aga vaatame ringi, mis siin saama hakkab. Jakob näitab teile auto siis. Keegi viskab mulle ka väikse viieka Passati fondi. Sul on viiekat? Ei ole. 10. Hea küll, otsime edasi. Ühesõnaga, Ketlin on Below Decki fänn, nii et tema jaoks on see kõige lahedam koht maailmas siin, sellepärast et siin on nii palju paate. Ja siin taga on üks Hummer H1, mis on umbes sama kõva nagu meie Fiat. Aga lihtsalt suurem, kehvem on parkida sellega. Siin me oleme, seal taga on jah mingid väga uhked asjad. Ja siin saab charterile minna või? Ise ka või? Või charter on see, kui võetakse see... Charterisse sa lähed ikkagist nagu... Sa ostad kogu selle crew endale mingi päevaks või nädalaks või nii. Aga see on lihtsalt mingi paaritunnine. Ja palju maksab üks siuke? Charter? Oi, ma ei tea ju. Need on nii erineva sinnaklassis. 40 tonni, ma arvan, keskelt läbi, kui sa mingi päeva võtad. Ühesõnaga, vaadake 7 seasonit Below Decki ära ja siis saate ka teada neid fakte. ja. Muidu on päris mõnusad kohad siin. Ja. Tegelikult on nagu tunda küll, et natukene rikkamas kohas oled. Et ise ma tunnen, et ma näiteks siia nendesse söögikohtadesse küll istuda ei saa, kui mingid Lamborghinid ja Ferrarid on siin sama höös. See tähendab, et hinnaklass on nagu vastu. Et kui me Passatile juba viiekat otsime, siis ei ole väga mingit istumist. Samas Tallinnas Rotermannis on samasugused autod. Isegi Kristiines. Me ei käi seal ka ju. Seda küll. Ja küll siit väravast me sisse ei saa praegu vist. Ei, nendesse me ei saa jah.
meil ei ole autoriseeritud need asjade jaoks. Mõtlesime, et ostame, siin on nagunii üks for sale ja minna siit kohe paadi peale ja olla fancy. Aga veel 2 autot, mis on natukene uhkemad kui Passat. Seal on mingisugune McLaren ja siin on mingisugune Ferrari. McLaren on sinist värvi nagu Passat. ATM oli ka, aga seal pole ka midagi teha mul. Ainuke asi, mis meil teha on auto järgi minna, sellepärast, et meil on mingi 10 minutit parkimist veel järgi. 5 eurot on tund. Jah, nii et... Ei ole seda viiekut rohkem. Läheme sinna. 20 eest saab siin free baari, ehk siis unlimited drinks, vaata väike saab teise poole nägu ka lõhki. Ei, aga see on 20 eest ainult. 20, aga ainult house drinks for 1 hour, nii et unlimited for 1 hour 20. Väga lamp. Samas, ära alahinda, mida ma suudan tunniga teha. Ja nüüd me oleme jõudnud selle piirkonna kõige uhkema auto juurde. Selleks on Fiat 500 Sport. Mis arvad seda? Väga hea põli. Läheme nii. Käes või? Käes. Olime sellesse samasse panageriasse, kus me käisime, kui me olime siin 5 nädalat. Siin on asjad veits muutunud, see on modernsemaks läinud, siin on rohkem valikut, veel rohkem ja võtsime siis enda lemmikud vaarikat Apple ette, loodame, et see on sama, et on suurem. Ja elasime seal enne või? Peace out. Apteek on meie jaoks nagu mingisugune turistivaatus. Me ostame ORS-i. Me oleme oma hometown Fuengirolas ja otsime siin. Jakob käis siis juuksuris, on ju. Ja mina käisin iluasju ostmas, sest et siin on palju odavam. Truunis ja Primoris on nagu odavam kui Eestis või üldse kusagil. Siis mingi vahendeid osta. Täna on bank holiday, see tähendab, et hispaanlastel kõigil on vaba päev. Masu on mega hull tänavatel. Täna me lähme sellisesse kohta nagu Cala Marbella. See on pool bar. Ma olen seda oodanud terve suvi, ma tegin reserveeringus juba, ma ei tea, mingi juunikuus ära. Sest et siin on need pool barid, no kõrguajal need on väga booked. See on ka Beach Boy on ready. Jah, ja Ketlin sai omale autojuhi ka, sellepärast, et ma ei saa ühtegi õlut juua. Jah, nii et mul on perfection. Äkkisin Fiat 500-ga 40 minutit Costa del Soli liikluses. Aha. Siin kõik niimoodi peavad vaeva nägema, et mäest üles saada. Mõni mägi on nagu sein ka ju. Jah. Et meie Fiat miskipärast ei taha vapsi seda käiku ka vahetada normaalselt. Et siin on parkimisega veits kitsas ka. Siuke automaatkast on nagu Ketlin vahetaks käike. Manuaaliga siis. Sportilne buss. No. Panin siia taha. Õnneks on varjus, on ei ole väga... Nii. Siin tekib siuke kuradi klaustrofoobia siin taga. Muidu on vapse stiilne auto ju. Vapse, vaat siuke käigukast. Mega veider. Mis iganes asjad need tähendavad seal kõik. Pane nüüd käima see mingi õhtuleks. Krunnid on siin nemugu vastu lage, ei saa istuda. Ühesõnaga, jääkohvi on endiselt müsteerium paljudes kohtades. Antakse tops jääd ja siis kohvi eraldi ja siis pead need ise kokku valama. Nemad seda kokku ei vala, sest sellist käib neil vastu mingisuguseid reegleid, ma arvan. Ma ei tea. Igatahes, kui küsid jääkohvi, siis ei saa aru, mida sa tahad. Ja siis ma pean lihtsalt küsima kohvi ja jää ja siis ma pean ise kokku valama. Samas mõnes kohas ütled iced latte, siis saadakse aru, äkki oleks pead seda ütlema kohvi koos.
kohvi con leche. Ois. Õpetab seal. Lahja maitsega on. Kõige õiged masinad. Kristina Land. Beauty by Land. Kohalik eestlane, hispaanlane. Tema juurde saab juuksurisse minna siin. Eriti kui sa oled blond, siis on perfection. Muudagi tulge. Punaseid ta ei taha väga. See on siis see playa, kus nad tulid ka täna esimest korda nagu kodumaranda. Praegu juhtus siuke asi, et me tulime Carrefouri ja panin meie käru siia. Aga siin ei ole meie käru, siin on mingi tühi käru, ehk siis kas keegi võttis ära meie käru või keegi võttis ära asjad meie kärust. Me kõik otsime nüüd oma asju. Tädi viis ära asjad. Mis asja? Tädi korjas või, et ta viis lihakappi tagasi. Hang on, say the whoop. Oh, we were just browsing. Thank you very much. Liha on leitud. Äge, mis sa teed? Siis kui ma tulen külla kellegile ja luban ise süüa teha. Siis te sööte muna kõik. Ainult muna kogu aeg. Hommikuks muna ja lõunaks muna, õhtuks on muna või? Kõige lihtne. Grillmuna või? Grilli peale laiali. Õhtuks saab seda, kust muna välja tuleb. Kevadel oli siis siin Ronda, see on põhimõtteliselt Marbella Ronda tee peal siuke asi nagu landslide, ehk siis siin olid väga tugevad vihmad, mis tähendab, et see mägi põhimõtteliselt kukkus alla tee peale. See tee oli väga-väga pikalt kinni, nüüd augustikuuks on see tee lahti tehtud, aga ikkagist mingid tööd käivad siin. Me peame siin nüüd ootama. Siin on siis näha, kus nad teevad seda kraanakäevärki ja siin oli see landslide. Jõudnud Rondasse, siia ülesse siis, kus igalt poolt näed väga sügavale. Siin on räigelt palav, täna on mingi 37 kraadi ja tuul on nagu kuum tuul on. Esimest korda ma tunnen, et see tuul on nagu paha. Iseenesest siuke väga arvas koht, väga äge, kuidas need asjad on. Siin on mingid need matkarajad ja saad minna ronima ja siia ja ei ole kavast seda teha. Turisti asi on tehtud just. See on päris aus siin, et on väga palav, päike paistab peale, aga siin on mingisugune varjualune tekitatud valge inimese jaoks, kes kardab kuuma. Ja võt see on õige turism. Tuled siia ajaloolisse linna, et sopata. Ronda linnast sai siis alguse modern bullfighting ja praegu me oleme jõudnud siia bullfighting areenale. Mis näeb välja siuke? Me sisse ei lähe. Võid sisse minna. Miks me tegelikult sisse ei lähe? Tegelikult sissepääs on 11 eurot. Aga ma tean, et Ketlinit näiteks ei huvita mitte ükski nendest asjadest. Mina võin seda korra vaadata ja siis välja minna. Aga võib-olla 22 eurot. Paneme hoopis McDonaldsisse. Jah. Miks McDonalds? Miks McDonalds? On sellepärast, et mitte et burgeri isu oleks, aga siesta on, kõik kohad on kinni ja me ei saagi kuskil söömas käia enam peale McDonaldsi, sest McDonaldsis ei ole siestat. Jah, siin minnakse siestale kuskil 3:30, siin üleval siis rohkemalt ja nii ongi. Ja siis nad on mingi 8-7, sa saadki ainult Mäkki minna. Ühesõnaga mäe otsa 2-tunnine sõit oli väärt seda, sellepärast, et 3-kordne juustuburger on teil. Ja see oli 5,90. Eine, jah? Eine, 5,90. Minu eine topeltkanaburger. Eine oli 4,90. Odavamaid Mäkke üldse. McDonalds on päris hea vaatega ka siin. Nagu õige kallis restoran. Romantika. Kui lihtsalt selles vaates panna pilt, siis keegi ei arva, et see on McDonalds. Aquarius. Merci. See on lemmikjook või? Rekordselt on siin olnud mingisugune uhkem restoran, baar. See ei näe üldse vana välja, isegi hostel on nagu olnud, aga tühi. Tühi. See hein kasvab küll seal juba päris kaua, ma arvan. Jaa, aga ma ei tea, maja näeb nagu nii korralik välja, vaata. Siit on ruttu ära minna. Enne kui auto katki läheb Enne kui auto katki läheb ja mägedel on silmad, film algab.
Shoppamist väga ei jäädvusta, on ju, aga hästi palju inimesi on siin poes. Mina olen ju täiesti e-poe inimene, selles suhtes, et mulle ei meeldi shoppata väga koha peal, aga Primarkil ei ole niisugust võimalust, seega Primarkist tuli ära käia, pluss Primoris. Siin on Miramar, see Fungirola keskus, üks kõige paremaid keskuseid. Kas sa ka leidsid midagi? Särgi vist ostsid mulle. Ühe teise särgi sai Primarkist. Ja nüüd me ootame, et see Brants ka ära shoppaks. Siis lähme käime toidupoest. Täna on meie viimane päev, viimane õhtu, teeme grilli. Mul on ohatis tulnud vahepeal. Juba 3. kord see suvi. Immuunsüsteem on läinud pekki. Anyway, igas siis hakkame grilli tegema ja sütt on vaja selleks poest. Neljapäeva hommik, kell on mingi 7 läbi, paneme viimased trükkimised, et ei tohi ju viia tühjana või vähem ei tohi olla bensupaagis bensu. Kui sa selle kätte said, eks ole, seal tagapool palvetasid need moslemid, neil on vist see kellaaeg praegu, et nad peavad palvetama. Auto taga siis, ma ei tea, kas seda on näha, kuigi seisab seal, mendid tulid ka juba selle peale. Lähevad siis kõik. Anyway, ma ei tea, mis see klipp oli, aga sa pead sees ära maksma. Nad on veits nagu kiviajas ikkagi siin. Lähed sisse ja siis maksad mingi summa ja siis tuled tagasi ja keegi onkel tuleb, paneb selle bensu sulle nii palju, kui sa ostsid. Me jõudsime liiga vara lennujaama ikkagist, et kui tahad seda luggageit ära anda, siis ei olegi 3 tundi enne saad anda, vaid 2 tundi enne. Siin kedagi. Just oli siin üldse mingi teine linnufirma, et ütleme nii, et see on üsna confusing lennujaam tegelikult. Tunnike on meil seista, jah? Self-check-in ei ole? See on Tallinnas väga hea. See ei ole self-check-in, see on nagu baggage drop-off, mis Eestis on. Check-in on ammu tehtud meil juba telefonis, meil boarding passid, aga meil on vaja lihtsalt kohver ära anda ja selle jaoks minu arust oleks igale poole vaja neid, et sa saad lihtsalt selle ära saata lindi peale. See on täiesti mõttetu seismine siin ju.